Lugupeetud volikogu liikmed, alustame 10. koosseisu 46. istungiga. Kohal on 17 volikogu liiget 19. Kohtusime siin nädal tagasi ja seda suurem tõu on, et täna on meil 2 sünnipäevalast. Sünnipäev on Margus. Ma loodan, et õnnitused on siirad. Koti sees on võit või? Tänase volikogu istungi päevakorra projektis on järgmised päevakorrapunktid. Päevakord on kuvatud ekraanile. Kas päevakord on ette lugeda? Ei ole. Kas volinikel on ettepanekuid päevakorra kohta? Kas volinikel on proteste päevakorra kohta? Panen hääletusele päevakorra projekti, kes on selle poolt, et päevakord kinnitada. Palun käega märkama. Loe nüüd. 17. Päevakord on kinnitatud. Kas kellelgi on avaldusi? Kas kellelgi on arupärimisi? Päevakorrapunkt number 1. Kuusalu vallavolikogu 18. jaanuar 2023 määruse number 3. Kuusalu valla hallatavate asutuste põhimääruste kinnitamise kord muutmine. Palun vallavalitsus. Tere hommikut, head volikogu liikmed. Teie ees on määruse eelnõu, mille sisuks on siis ja mille vajadus on tingitud alushariduse korraldust reguleeriva seaduse muutusest. Lasteaiad peavad uuendama kõiki oma kordasid ja regulatsioone ning antud määruse muudatuse ettepanek tuleneb vajadusest muuta lasteaedade põhimääruseid. Eelnõu aluseks on alushariduse seaduse paragrahv 16 lõige 2 ja millest lähtuvalt on siis ettepanek viia sisse 3 muudatust. Muudatuste sisu on teile seletuskirjas, eelnõu seletuskirjas lahti selgitatud. Kui olete sellega tutvunud, siis usun, et seadusega vastavusse viimise koha pealt ei peaks kellelgi vastuvõetud olema. Kas on soovi kaasettekandeks haridus- ja noorsootöökomisjonis? Ei ole midagi lisada, käis komisjonis lõbu. Kas volikogu liikmedel on ettekandjale küsimusi? Selline küsimus, et siin on öeldud, et plaanitakse sellist muudatust, et hallatav asutuse põhimääruse eelnõu koostab hallatav asutuse juht koostöös pidaja esindajaga. Ja siis seletuskirjas on öeldud, et selline muudatus tuleneb praktilise töö kogemusest. Aga mulle tundub see, et see pannakse nüüd tegelikult sellele asutuse juhile kohustuseks. Et selles mõttes, kui seda sätet seal ei oleks sellisena, et koostöös pidaja esindajaga, et siis tegelikult see ei välista mingit koostööd. See ei välista koostööd tõepoolest, aga oleks ka nagu kummaline, et asutuse põhimäärust koostamisest ei võta osa näiteks asutuse juht. Kas on olnud siis juhtumeid, kus jäetakse pidaja esindaja kõrvale sellest? Minu praktika ajal ei ole olnud sellist. Aga milleks see säte? Aga kuna see selgitus on öeldud, et see tuleb nagu seadusest tulenevalt, siis tõenäoliselt on siin aluseks ka siis seadusandja soovitused vastava punkti sõnastamisel. Tõenäoliselt või kindlasti on? Kuna ma ei ole ise vastava sisulistel nõupidamistel osalenud, siis ma ei saa nüüd sellele küsimusele päris käsisüdamel vastata, aga ma eeldan, et eelnõu koostaja on asjaga kursis olnud, mitte teaddes ja on vaja lisada. Ilvar, kas seal komisjonis ei arutatud seda? Ei,
seda teemat ei ole, seda punkti. Saad aru, et ma arvan, et asutuse põhimääruse koostamisest peaks osa võtma nii asutuse juht kui pidaja. Siinkohal ma nagu ei näe, et seda ei võiks ka siia sõnastada. Kas on veel küsimusi ettekandjale? Indrek? Ei. Kas keegi soovib sõna võtta, kellelgi on soovi repliigiks? Nii keeruline küsimus ei mõttes, seda ei ole. Lugupeetud volikogu liikmed, kes on selle poolt, et vastu võtta määrus Kuusalu vallavolikogu 18. jaanuar 2023 määruse number 3 Kuusalu valla hallatavate asutuste põhimääruste kinnitamise kord muutmine. Palun käega märkama. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kes on vastu? 1. Määrus on vastu võetud. Päevakorrapunkt number 2. Kuusalu valla 2025. aasta teise lisaeelarve kinnitamine, teine lugemine. Palun vallavalitsus. Teise lisaeelarve teise lugemisele lisatud siis sihtrahasid juurde 11 921 nii tulude poolele kui kulude poolele. Ja kulude poolele oli siis üks kulude ümber tõstmine 2000 euro ulatuses. Et muid ettepanekuid teisele lugemisele ei tulnud. Ja mis puudutab numbreid ainult eelnõusse, see lisatud üks paragrahv, siis on ka volikogu poolt volitus vallavanemale laenulepingu sõlmimiseks. Muid muudatusi siin ei ole. Kas volikogu eelarve ja arengukomisjoni esimehel on soovi kaasettekandeks või aseesimees menetlusse? Nii palju, et komisjon toetas nagu laenu võtmist või anda luba siis volikogu see võtta ja kuulas ära selle eelarve, lisaeelarve. Midagi. Kas volikogu liikmetel on ettekandjale küsimusi? Mul on selline küsimus, et siia on lisatud nüüd see säte, et lubada vallavanemal sõlmida laenuleping soodsama pakkujaga. Ja see jõustub 1. jaanuarist 2025. Siis on 2 küsimust, et miks antakse meile tagasiulatuvalt, et miks antakse selle määrusega, mitte volikogu otsusega volitus? Kumb siis Mart või mina vastan sellele? Mina vastan, et kuna lisaeelarvesse oli juba lisatud laenu võtmine, siis ja selleks siis annab volikogu loa kinnitades lisaeelarve, aga kuna meie põhikiri üle 100 000 laenu või kohustuste võtmine peab käima ka volikogust läbi ja loa küsimine, siis me lisasime selle siia eelnõusse juurde, selle punkti, et mitte siis teha veel eraldi volikogule eelnõu loa küsimine. Et arutasin seda ka ministeeriumiga läbi, et kas ma peaksin üldse luba küsima, kui ta juba on teises lisaeelarves sees. Nende soovitus oli lisada see eelnõu. Et sellepärast see siin on minu küsimus. Kas on veel küsimus? Marin? See tabel, mis tuli, väga ikkagi ei selgitanud ära seda, et miks me peaksime suhtuma sellesse selliselt, et see oli lubatud üle eelarve tehtav kulutus seoses kooliga. Ja teine küsimus oleks see, et puudujääk on 200 000, aga laenu võetakse 300 000, millest see erinevus tuleb. Ja esimene küsimus siis on seotud sellega, et kuidas te
hindate, et kas vallavalitsus siis ületas oma volitusi nende kulutuste tegemisel? kulutusi ei ole Meil on siis natuke neid asjaolusid, mis meil on. Asi on selles, et meil mõlemad lepingud, nagu te teate, meil on 2 lepingut sõlmitud. Üks on siis rekonstrueerimine, energiatõhusustööd ja teine on siis ligi nullenergia hoone leping. Nüüd meile anti toetus, aga see toetus ei antud meile kohe ühe suure summana kätte, et see läheb läbi aktiivida. Kuna meie lepingud näevad ette, et viimane makse peab olema üle 10%, siis see tähendab seda, et ühe lepingu maksumus oli seal natuke üle 3 miljoni euro ja teine oli siis üle 3,2 miljoni euro. See tähendab seda, et viimane makse saab siis olema ligi nullenergia hoone puhul 320 000 eurot vähemalt. Nüüd viimane väljamakse, kui see teostatakse, siis see teostatakse niimoodi, et me peame ka lõpparuannet tegema. Nüüd praktika näitab seda, et lõpparuandega võib aega võtta, näiteks üks päev esitasin aruande ära, ülejärgmised päevad kinnitati ja võib-olla nädala pärast juba maksti välja. See on positiivne stsenaarium. Aga on olnud ka selliseid stsenaariumeid, kus ei suuda järelaruannet kinnitada seal kuud. Lihtsalt on üle. Seega meil võib tekkida selline risk, et kui oktoobrikuus ligi nullenergia hoone lõpetatakse, esitame selle lõpuaruande ära ja siis me oleme sellises olukorras, kus näiteks maksame meile seal hiljem. Et asi takerdub lihtsalt bürokraatiadega. Kuna abikõlblike kulusi 320 000-st 59% on abikõlblikud kulud, siis see tuleb välja, et meil võib tekkida puudujääk 150 000. Kuna meil on praegust rekonstrueerimise projekt käsil, mille lõpetamine peaks olema siis 8. detsember. Võib juhtuda meil ka selline asjaolu, et tekivad võib-olla mingisugused lisakulud. Praegust tulevad valimised, ma ei tea, milline tuleb meil siin volikogu koosseis, kas otsustame midagi ära või otsustab midagi ära, võib-olla mõnel volikogu liikmel tulevasel jääb seal üks hääl puudu, lähevad kohtusse, vaja uuesti hääli vaja lugeda, aga meil ei ole nagu seda otsustust ja nii edasi. Kui me oleksime läinud kas või seda teed pidi, et küsime veel eraldi seisvalt volikogu otsuseid, see oleks meil veel lisaks aega võtta, ega veel novembris, detsembris 2 lugemist ära teha, et võtta veel mingisugune lisaotsustust. See oleks võinud kaasa tuua lihtsalt riski, et me ei suuda õigel ajal otsuseid vastu võtta ning kuidas me siis ehitajale siis vajadusel raha maksame. Et lihtsalt liiga palju riske teatud ajaraami peale on tulnud. Et ma loodan, et ma sain enam-vähem selle põhjenduse välja tuusin nendele küsimusele. See küsimus ei vastavalt, et kuidas te hindate, et kas vallavalitsus on ületanud oma volitusi, tehes rohkem kulutusi kui meie? Ma arvan, et ei ole oma volitusi ületanud. Riske oli loomulikult, aga jällegi vaadake, siis kui me need hanked välja kuulutasime, kui me neid tegime, me ei teadnud, kas me tulevad lisatööd otsa või ei tule lisatööd otsa. Kui me oleksime kindla peale läinud, siis kõige kindlama peale minek oleks olnud, et me ei teinud seda midagi. Sest näiteks sama ligi energiahoone, mis ta oligi, tema eeldatav maksumus oli seal mingi 4,2 miljonit eurot, koos käibemaksuga vist oli üldse 20%. Mööbel mõlema hoone peale 1,5 miljonit eurot, ei saagi siis mitte midagi teha siis. Et ses suhtes selle eelarvega, nende soovidega, mis olid antud, maksimaalselt tegime ära, aga praegust on selline tunne, et meil on ikkagi vaja mingisugust lisavaatlimaks. Jah, kas on veel küsimusi? Kas ma saan siis õigesti aru, et hetkel
kogu selle kooli ehituse ja muude asjadega on likviidsete vahendite olukord vallal nii pingeline, et on vaja lisaks sellist sildfinantseerimist 100 000 jagu. Mul on vaja viimased maksed välja maksta niimoodi, et ma saaksin need toetused tagasi, siis olen nullis. Et vallal endal mingit sellist likviidset puhvrit ei ole seda. Momendil on kõik korras, aga ei oska öelda, mis toob siis viimane makse ja kuidas laekub siis toetused tagasi kui kiiresti, sest maksete tähtajad on pikad 40 päeva ja pluss veel aruannete esitamine, kinnitamine ja laekumine võtab mitu kuud. Kas ma saan ikka kõigist aru, et see laen, mis nagu see 100 000 võrra rohkem võetakse riskide maandamiseks ja igaks juhuks? See on kindlasti riskide maandamiseks ka. Igaks juhuks ei ole siin sisuliselt mitte midagi. Vaadake, meil on selline, nagu ma teile selgitasin, et mul on vaja, et mul oleks kindlalt viimaseks väljamakseks vähemalt 300 000. Ma ei tea, milline see viimane arve tuleb, kuidas see akteerimine läheb. See aktiivimine ehitustööde puhul on selline, et kui me läheme kohale ja me näeme, et see on mingisugune jama, siis me ei saa seda asja aktiivida. Meil võivad sellised olukorrad ette tulla. Ja siis see viimane väljamaks, ta peab olema vähemalt 10%. Ja kui selles on 50% abikõlblikku kulu, siis 150 000, siis need on kätte saamata, aga mul on vaja 150 000 kätte saada. Ma ei saa ehitajale niimoodi välja maksta raha, et näe, ma annan sulle siin 150 000 ja ootame üle 150 000 ära, millal mulle RTK maksab. Ta ei nõustu selle. Aitäh, kas on veel küsimusi? Kas te palun räägiksite siin ära ka selle, mis eelarve arengukomisjonis oli küsimus, et kui see 150 000 nüüd tagasi tuleb, mis sellest rahast siis saab, et kas see läheb kusagile mujale kasutusele või mis plaan sellega? Võtame 300 000 laenu, 150 000 on lootus tagasi saab. Et see, kui meile laekutakse 150 000, siis ta jääb meile likviidseteks vahenditeks. Ja läbi volikogu on võimalik suunata neid investeeringutest muude asjade katteks. Kas lasteaiale või sportides, see on siis volikogu otsustada. Aitäh. Teine küsimus on see, et kuna siin on jutt olnud sellest kallinemisest ja tuli see tabel ja me proovisime seal aru saada, et mis siis nagu täpselt kallimaks on läinud, et saaks nagu niimoodi lihtsas keeles siis selgitada, mis asjad seal siis lõpuks kallimaks läksid. Et kui ma vaatan siis hangete registrist lepinguid ehituste osas, siis seal ma ei näe, et liiga palju seda kallimist läks. Küll aga see mööbel vist läksin üle 200 000. Mis need täpselt kallimaks? Tegelikult kui seda kallinemist vaadata, siis rekonstrueerimisprojekt, kui vaadata seda ilma selle käibemaksuta, siis rekonstrueeritav kallines 0,7% ja 2% kallines ligina. Üldjoontes need olid sellised tööd, mida me ei suutnud ette näha või olid mingisugused projekteerimislahendused, mis ei olnud kõige paremad, näiteks ventilatsiooni osas. Ja selle poole peale süvenema. Nüüd õiguse poolest küll, jah, ütleme niimoodi, et see mööblihange ei olnud meil ootuste pärane. Loomulikult, kui ma teile juba eelnevalt mainisin, oligi meil selline olukord, et tegelikult kui üldse vaadata eelarvestust, mis meil oli, siis tegelikult mööbli peale see oli lausa 1,5 miljonit, see ei ole reaalne summa. Seega meil tegelikult sellist päris reaalset summat ei olnud, aga me ikkagi eeldasime, et me saaksime seal circa 400 ja 500 000 vahel selle mööbli jätkus võetada. Aga see teine osa, puudutas rekonstrueerimist, et ta tuli seal 220 000, 210 000, ehk siis 260 000 selle käibemaksu, et ta oligi just see osa, mis nagu meil nii-öelda nüüd varureservid ära sõid. Ta ei olnud meil aga tegemist on ka sellise hankega,
ta on meil rahvusvaheline. Kuna tegemist on rahvusvahelise hankega, siis see tähendab seda, et mõnikord ajal piisab seda võimalust, et kohalikud tegijad saaksid seal osaleda, sest et nõuded on rangemad seal. Ja need menetlemise ajakavad, nad on ka pikemad. Tähendab, et rahvusvahelise hanke puhul, mis ongi seal, ma mäletan täpselt, asjade teenuste puhul vähemalt 35 päeva. Tähendab, et kui me kulutame selle hanke välja kuskil aprilli keskel, tähendab, et kuskil mai keskel on nüüd see tulema alles käes, siis on 2 nädalat aega umbes, et edasi teavad, et mingisugust sellist võimalust, et oleks loomulikult saanud öelda, okei, tunnistame selle hanke näiteks nõrgemaks, et kannatame selle asja ära, aga me oleksime samamoodi samasuguses olukorras praegust olnud. See oli meile ette teada, et me peame nagunii volikogu ees olema ja nüüd oletame, et täna ma saan selle loa kätte, siis ma lähen nüüd alles hankesse. Aga me tahame, et meil ikkagi mööbel oleks kohal seal detsembri kuus. Siis oleks väga lugu olnud, kuna täna ma alustan, oletame, et täna ma alustan selle hankega, kõik paberid ilusasti olemas. 1. oktoober, 1. november tuleb, mul mitte ükski pakkuja ütleb mulle, et kuule, et ma siin 6 ajaga tahan seda kõik need asjad ära. Kui oleksime veel lisaks lugenud näiteks 2 otsust veel peale seda. Jah, Sander. Kuna siin näha on, et varsti hakatakse kodakooli rekonstrueerima, et siis kas mingid õppimiskohad või asjad tuleb välja ka, kuidas mingid vead, mida vältida, et me ei oleks mõne aasta pärast samas olukorras. Tegelikult pingetan maadavaks loomulikult üks võimalus, mida võiks teha. Võtta näiteks neid konteinereid. Aga nende konteinerid on selline lugu, et nende paigaldamine ta võtab ikka päris suure summa sellest eelarvest ära. Et kui rääkida üldse Kolga koolist, nii palju, kui ma olen nii liginumikuga rekonstrueerimisega kokku puutunud, siis pigem mina eeldaks, et me ehitaksime välja täiesti uue koolimaja, sest et rekonstrueerimine seal selgub ikka päris palju selliseid ebameeldivaid nüansse. Andres, järsku me räägime asjast, millest me veel ei ole otsuseid teinud. Ja. Et üldavalt, jah. Praegust valmistame ette, mis see pead oli tavaliselt. Ma mõtlesingi pigem nagu hanke poole pealt ja nii edasi, et kas on võimalik, kas on kuidagi võimalik paremini koostada selliselt, et ette näha suhteliselt probleeme või... Siin tegelikult eriti palju, mida paremaks teha ei saa, sest tegelikult üks asi on tegelikult kooli toimimine, laste koolis käimine, toetusrahad, mis on selle taga, meil on tegelikult väga suur järelevalve ja kontrolli LTK poole peal, nii kõik tahavad seda kooli kindlasti valmis saada ja esimese võimaluse sisse minna. Seega keegi ei anna mulle sellist võimalust, et projekteeri rahulikult siin aasta otsa ja ehitasin 2 aastat, võta aega. Ei ole, teavad kindlasti koolimaja pääsed, et see toimiks. Nii, tuleme lisaeelarve juurde tagasi. Kas on veel küsimusi lisaeelarve kohta? Ainult täpsustav küsimus, et öelge palun väga täpselt teada, kes vallas selle projektiga täielikult otsustab kuni tegeleb või kes sellest vastutab. Küsin, et kas olete teie, et kes seda kogu orkestrit juhib ja ainuisikuliselt siis projekteerib, ehitab, teeb hankeid, peab läbirääkimisi, korraldab finantsplaane, järgib maksmist, täitmist, kõike muud või on peale teie veel keegi? Loomulikult rahandusliku poole pealt on meil liigunud EFI-d, et temaga teeme koostööd, siis teatud küsimuste poole pealt loomulikult pöördun ka vallavanema poole pealt, et üldamates jah, et kogu see ajakava ja ettevalmistus on mida teha. Kas on veel küsimus? Selline küsimus, et küsisin mitu korda seda
esimest korda siis enne ettepanekute tegemist lisaeelarve kohta, teist korda pärast seda, kui saadate esimene vastus, aga tundus, et on mingi takistused. Et mis on see takistus, mis ei luba anda seda ülevaadet, et sellest, et kui palju on laenu saadud, kui palju on toetust saadud, kui palju on nende väljamakseid tehtud. Väljamaksed on ju reaalselt toimunud, need on teada, mis on tehtud, et maksesumma, käibemaks ühe määraga, teise määraga, et sellist tabelit ei õnnestunud ka kuidagi kokku panna. Mis see põhjus on? Tegelikult siin olen mina süüdi selles, et ütleme niimoodi, et põhjaks viimasel ajal koos selle kooliprojektide ja nende muude asjadega lihtsalt ei olnud sellist võimalust, et paneks konkreetselt sellise normaalse hea tabeli kokku, et oleks konkreetselt kõike näha. Et see nüüd jah, rohkem minu poole peale. Kas see vallal... Lihtsalt seoses selle kooli ehitusega ja nende asjadega, mis praegu... Valla kasutuses olev raamatupidamissüsteemi võimalused väljaõpet teha? Loomulikult võimaldab, aga esimesed, mida me välja saatsime, oli sellises lihtsustatud vormis. Siis me poolusite täiendust ja siis saatsime selle täiendusega lisaks selle tabeliga, mis oli. Nii, kas on veel küsimusi? Ei ole. Aitäh. Vallavalitsus on esitanud eelnõu teisele lugemisele parandusettepanek. Esimene parandusettepanek on lisatud sihtrahasid 11 921 eurot tuludesse ja kuludesse. Tegevuskuludes on kulusid ümber tõstetud 2000 eurot, muudest kuludest miinus 2000 eurot, reservfondist on tõstetud majanduskuludesse pluss 2000 eurot, Kuusalu tervituse keskusele 1000 eurot ja Kolvaküla rahvamaale 1000. Palun käega märku anda, kes on selle poolt, et parandusettepanek eelnõusse sisse viia. Palun käega märku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kes on vastu? Kes on erapooletu? 3. Kas meil on kedagi, kes ei hääletanud? Või me ei lugenud hääli õieti jälle? Sest paterites. Selge, parandusettepanek on eelnõusse sisse viidud. Määruse eelnõusse on lisatud, on teinud vallavalitsus ettepaneku lisada punkt volituste andmine vallavanemale, lubada vallavanemal sõlmida laenuleping soodsama pakkujaga. Palun käega märku anda, kes on selle poolt, et parandusettepanek eelnõusse sisse viia. Palun käega märku anda. 8, 9, 10, 11, 12. Kes on vastu? Kes on erapooletud? 1, 2. Parandusettepanek on eelnõusse sisse viidud. Kas keegi soovib sõna võtta? Kas kellelgi on soovi repliigiks? Hääletamata, sellepärast, et esiteks tegemist ei ole sihtfinantseerimise laenuga, kuna seda ei maksta toetuse väljamakse korra tagasi. Lisaks läks ehitus üle eelarve, mis vallavalitsusel oli ette nähtud. Vallavalitsus on olnud õigel ajal volikogu käest küsima, kas võib eelarvet ületada. See tähendab, et kokku võetakse laenu 300 000 euro ulatuses tegevuste jaoks, mida volikogus ei ole tegelikult kirjeldatud ja kinnitatud. Lisaks kogu sellest planeerimises, et miks, ma ei tea, hankega niimoodi läks, et neid samu vigu on varasemalt korduvalt tehtud. Vallavalitsus on seisukohal, et paremini neid hankeid korraldada ei olegi võimalik, et hanke ületab selle hankeliigi piirmäära. Tegemist on jälle tegelikult kiirustamise olukorraga, mida oleks võinud ette näha. Et nüüd peab siis jälle volikogu põhimõtteliselt vallavalitsuse vigu tagantjärgi seadustama, korda tegema, ja siis veel selgub, et vallal endal isegi ei ole mitte ühtegi ülevaatlikku tabelit, mis neil rahavoogudega selles projektis toimub. Et ma ei kujuta ette, kuidas saab sellist projekti selliselt juhtida, et sa ei tea, mis summad kust
kuhu liiguvad, et kokkuvõttes mina jätan täna hääletamata selles punktis. Repliigina, ma ei hakka siin Maarja sõnu ega mõtteid üle kordama. Aga tõsi jah, et me oleme volikogu pandud olukorra ette, mille on põhjustanud suuresti vallavalitsuse enda tegematus kogu selle projekti ohjamisel. Sellega, nagu me kuulsime, tegeleb ainult üks inimene, aga on ilmselge, et selle ühe inimese töökoormusega ei kata kogu selle projekti haldamist. Ja tänaseks me oleme olukorras, kus vald ja volikogu peab tegema otsuse selle kohta, et neid riske hakata maandama. See ei ole õige. See on taaskordne näide haldussuutmatusest ühte projekti korralikult hallata ja tekitada olukord, kus me oma rahavoogude pealt oleksime võimelised samme ära planeerida. Täpselt niisugusena, nagu, et meil ei oleks olnud vajadust laenu võtta. Ja teiseks, tõenäoliselt kogu projekti juhtimisel me oleks täna selles olukorras, kus lapsed peavad mööda Kuusalu erinevates kohtades õppima. Ma jätan samamoodi hääletamata selle punkti poolt. Aitäh. Nii, seal oli veel käsi. Mul oli käsi püsti, aitäh, aga ega siin palju lisada ei ole. Natuke, et sama seal lisanud, et minu meelest sellisel protsessil peaks meil väga kõva kogemus all olema. Me ei ole sellest midagi õppinud ja teine asi, et see ei ole selline tühitähi jooksev tegevus, et igal ajahetkel, kas enne või pärast või selle protsessi keskel peab olema täiesti selgelt võimalik öelda see number, mis selleks ajahetkeks kulunud on, palju järgi on ja muud moodi sellist miljonilisi jagamisi lubamatu teha. Meil pole siis ülevaadet ka mitmete teiste asjade üle, kui konkreetselt ühte karpihoonet objekti ei suuda mõistlikult ja arusaadavalt selle hetkega selgitada. Jätan ka hääletamata. Eelnõu tutvustusel kõlas ka siis selline väide, et ei tea, kuidas nende maksetega läheb, et ei tea, palju seda raha kontol sellel hetkel just on. Ja see tegelikult võtabki väga hästi kokku kogu selle protsessi juhtimise, et tegemist on sellise mitte juhtimisega, vaid sündmustele reageerimisega. Mina jätan ka hääletamata. Aitäh. Nii, Urmas. Kuna tundub, et on tavaks, et kõik volikogu liikmed enne hääletust siis kõvaajaliselt ütlevad, kuidas nad kavatsevad käituda, siis tahaks ka olla popp ja noortepärane. Ja ütlen, et lugupeetud volikogu, et mina kindlasti hääletan selle eelnõu poolt. Selle eelnõu poolt päris mitu põhjusel. Kõigepealt ma veidi kahtlema olen Andres Pida ütluses, et tema on see ainuisikuline isik, kes kogu projekti juhib, koordineerib ja seega siis peaks vastutada sellest, et teades mõnevõrra vallavalitsuse töökorraldust, siis ma julgen arvata, et see seltskond on oluliselt laiem kui Andres Põder, see, et Andres Põder on see koordinaator, sellega ma olen nõus. Aga juhtimisprotsessis on ta kindlasti ainult isik. Kuusalu kooli rekonstrueerimine on algusest peale olnud ambitsioonikas protsess, eelkõige läbi selle pingelise ajagraafiku. Kui nüüd pisut meenutate, millal me tegime otsuseid selleks, et rekonstrueerimisse minna, siis mulle tundub, et sellest ei ole möödas aastatki veel. Et ühesõnaga see tempo on olnud tohutult kiire ja miks ta on kiire, on see ka selge, et me tahame, et lapsed saaksid normaalse õpikeskkonna üsna kiirelt, nii kiirelt kui võimalik. Ja see, et selles protsessis võib tulla sisse kõrvalekaldeid või võib-olla pika planeerimisprotsessiga oleks võimalik välistada, pikema ehitusprotsessiga, siis ka see on loomulik. See, et vald võtab täna laenu minu arusaamise järgi selleks, et maandada riske, ehk siis teatud mõttes teha sildfinni, finantseerimist, siis ma loen seda normaalseks finantsinstrumendiks selle kasutamiseks. Ja nii kui küsimus oli, et mis siis saab, kui selle raha ei kulugi ära, see on minust 2 varianti, kas ressurssi ei võeta välja, mis on panga poolt eraldatud. Või teine asi on see, et volikogu kasutab selle mingite muude vallale oluliste tegevuste tegemiseks.
nii et mina hääletan selle eelnõu poolt. Ettekandja just ütles, et sihtfinantseeringut ei maksta tagasi, vaid jäetakse alla. See tähendab seda, et see ei ole sihtfinantseering. Repliik on öeldud. Ei vaid urma. Et kui tegemist oleks lihtsalt sihtfinantseeringuga, siis oleks seda kergem toetada. Ma tuletan volikogu liikmele meelde, et valla vähemasti ressurssi volikogu. Ehk siis need inimesed, kes on siin laual täna või homme. Vallaametid ei otsusta neid küsimusi. Aitäh, Urmas. Nii, Margus, palun. Aitäh. Küll ja algul ei plaaninud repliiki võtta. Ma eeldan, et siin täna kõik volikogu liikmed on ju ühtmeelde, et Kuusalu valla prioriteet on ju haridus ja hariduselu korraldamine. Nii et vastu hääletamine või mitte hääletamine boikoteerib ühes või teises asendis ju Kuusalu hariduselu. Aga see protsess muidugi võiks natukene paremini läbipaistvamalt ja selgemalt ja ka küsimustele vastamine olla ka kiirem volikogu liikmetele. Eelmine volikogu istung ma tegin repliigi julgusega, et sisuliselt ma olen üles kasvanud ehitusobjektidel ja olen pool oma teadlikku elu jälginud ehitusobjekte nii sees kui väljaspoolt. Pentsakas tunne on alati, kui erakapital on ehitusobjekti tellija, siis jäädakse eelarve piiresse. Kui ei ole erakapital, siis reeglina ehitusobjektid kallinevad. Selle protsessi ehituse juures ja selle lisalaenu taotluseks mina nimetaksin seda keskajast pärit mõistega indulgents. See on siis justkui ehk läheb raha kuskil tulevikus vaja. Mõistan, jah, lastele tulebki kiiresti kool tagasi anda. Kas selleks sellisel kujul indulgentsi paluda volikogul ja apelleerida, et lähenevad valimised ja uus volikogu koosseis ja kuna see saab uuesti ka otsustusvõimeliseks, ei ole kõige mõistlikum. Ja seal samas projekt on ju uus, projekteerimused on uued. Ehitusturg on täna hinnetes stabiliseerunud või pigem läheb isegi hinnetes allapoole. Rääkida lisakuludest, jällegi kõheldav on mingit. Mina hääletan Kuusalu hariduselu edendamise projekti poolt suurte kõhkluste-kahtlustega, kuid ma olen selle eelarve vastuvõtmise poolt. Aitäh. Nii, kuna siin läks jutuks, kes on juba ehitusobjektil olnud, et mina olen ehitades kasvanud, et mul pole suuri objekti olnud ja lihtne tõde on alati see, et kui sa hakkad vanamaja renoveerimist, ei tea kunagi, mis seal all on. Ja kuna tegemist oli, ma ise käisin siis ka ehitajaga seal suhtlemas revisjonikomisjoniga ja ikkagi kui on nõukaaeg ehitatud, seal olid mingi selliseid asju, et näiteks ühes kohas vundament täiesti puudus, siis olid seal seinad nii ja naa tehtud, et tegelikult me ei tea kunagi ette, ükskõik kui hästi on tehtud. Praegu räägime nõukaajast, aga ükskõik kui hästi kunagi on see tehtud, me ei tea, kuidas ajahammas on seda objekti nii-öelda räsinud ja me ei tea, mis sealt alt välja tuleb, kui me peame isegi ära võtame, nii et sellised kulud, kes vähegi on renoveerinud midagi, sellised ootamatud kulud on täiesti loomulikud, kui me võtame lihtsalt talupoja tarkust ja lihtsalt keeles räägime. Ma võtan siis ka eeskuju vanematest ja elukogenematest. Ma väga loodan, et sellest ei saa nüüd siin selline kukeboks video. See ei ole kukeboks, nii ei tohi nimetada neid asju. No mis ta siis on? No ei ole. Volikogu liikme õigust teha. Täpselt minu meelest ka. Ei ole mingit kukeboksi. No nii, sissejuhatus on lõppenud. Selles mõttes, et me jõudsime huvitavasse olukorda, kus üks räägib vaiast, teine räägib vaia august, et kui siin sai küsitud, mis siin kallimaks läks, siis minu arust sõltumata sellest, et seal olid mingid paneelid, mida oli vaja toestada ja nii edasi, siis tegelikult ju kõige suurem või kõige rohkem läks kallimaks mööblihange. Selles võttes ei ole vaja rääkida, et kes on ehitusel elanud ja kes täna ehitab. Et see, mis nii-öelda ehituskuludeni juurde tuli, ma saan aru, et see ei ole seal kõige suurem kulu, mis täna nii-öelda probleemi tekitab. Ja täpsustuseks siis eelmisele küsimusele, mis mina küsisin selle osas, et mis eelarve arengukomisjonis oli,
et mis sellest rahast saab, mis nii-öelda siis see toetusena tagasi tuleb, siis selle osas ei olnud ju seda juttu, et see makstakse tagasi, vaid juttu oli sellest, et see läheb muudeks investeeringuteks. Oleks, et see makstakse tagasi, üks võib-olla olukord natuke teistsugune, parem on. Et me räägime siin natuke asjadest mööda. Aitäh. Ma tahtsin ka volikogu liikmetelt teada, et ma üliõpilasena käisin ka 3 kuud ehitusel, äkki on räänud info. Aga jah, et kui seal ka midagi muutus, siis huvitaval kombel anti rahakoti omanikule koheselt teada, kui on millegi eest vaja juurde maksta. Mitte ei jäänud see kuskile teadmatusse tagantjärgi tegelemiseks. Nii, aitäh. Lugupeetud volikogu liikmed, kes on selle poolt, et vastu võtta määrus Kuusalu valla 2025. aasta teise lisaeelarve kinnitamine. Palun praegu märkama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aitäh. Kes on vastu? Kes on erapooletud? 1. Ülejäänud ei hääletanud. Määrus on vastu võetud. Aitäh. Päevakorrapunkt number 3. Kuusalu vallavolikogu 13. detsember 2023 aasta määruse number 27 Kuusalu valla 2023 kuni 2028 arengukava ja eelarvestrateegia kehtestamine, muutmine, teine lugemine. Palun, Liin. Teie ees on siis arengukava eelarvestrateegia kehtestamine, teine lugemine. Lisades muudatusi ei ole tehtud, ettepanekuid strateegiale ei tulnud. Ja ainuke muudatus, mis tuli siis valla juristi poolt, oli paragrahv 6 ja paragrahv 7, mis on eelnõule lisatud, et muuta ära määruse pealkiri. Muud ettepanekuid ei ole. Kas on soovi kaasettekandeks eelarve arengukomisjoni asiaesimees? Komisjon kuulas ära Li ettekande ja ka midagi lisada ei olnud, nii et suunas edasi teisele lugemisele volikokku. Kas volikogu liikmetel on küsimusi? Kusagil oli juttu sellest spordikeskusest seletuskirjas ja et ilmselt tuleb seda laenu spordikeskuse laenu tagasi maksmine. Spordikeskuse laenu tagasimaks pikendamine jääb järgmise aasta lõppu, kus on siis kas pikendada siis või võtta, teha siis vaadata, kas või soodsamalt saab see laen tagasi maksta, et seda saab siis järgmine aasta otsustada. Selles mõttes, kas teil on ka olemas mingi prognoos, et kui palju seda pikendada tuleks või kuidas see nagu? Tavaliselt me oleme võtnud siis laenust 20 või 30 aasta peale, et siis saab otsustada, mis need kuusummad siis tulevad. Et selle Lugupeetud volikogu. Ja. Ma küsin, mis on kirjast välja, et näiteks personalikulud 2027 aastal kasvavad 1%. See nagu ei tundu usutav sama personali koosseisu juures või kas siis vallas on plaanis töötajaid vähendada või mis selle plaan on, et see 1% kasv oleks siis realistlik? 2026 oleme planeerinud 4% ringist kasvu, aga siis 27 aastaks, kui siis ainult miinimumpalga tõus koos maksud. Ehk siis mingit strateegilist lähenemist seal ei ole olnud, et koosseisud on sama. Nii, kas on veel küsimus? Nii, lugupeetud volikogu liikmed,
palun käega märku anda, kes on selle poolt, et parandusettepanek, mis on kuvatud ekraanile, eelnõusse sisse viia. Palun käega märku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kes siin pool? 8, 9, 10, 11, 12. Kes on vastu? Kes on erapooletud? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parandusettepanek on eelnõusse sisse viidud. Kas keegi soovib sõna võtta? Kas ka kellelgi siin on soovi öelda repliiki? Palun, Maari. Et kuna see strateegia ei ole koostatud sellise väga suure sisukusega, kui tuua see personalikulude näide, mis oli, et siis mina jään selle dokumendi juures erapooletuks, et paistab, et see on juba koostatud teos sellise teadmisega, et ilmselt järgmine volikogu koosseis alustab esmalt selle dokumendi muutmisega. Lugupeetud volikogu liikmed, kes on selle poolt, et vastu võtta määrus Kuusalu vallavolikogu 13. detsember 2023 aasta määruse number 27, Kuusalu valla 2023 kuni 2028 arengukava ja eelarvestrateegia kehtestamine, muutmine. Palun käega märku. 12. Kes on vastu? 1. Kes on erapooletud? 5. Määrus on vastu võetud. Päevakorrapunkt number 4. Kasutusvalduse kokkuleppe lõpetamine Masti kinnistul Tapurla külas. Ettekandja Maarja-Liis Sepper. Kuusalu valla omandis on Masti kinnistu Tapurla külas. 2005. aasta otsusega seati Tapurla külaseltsi kasuks Masti kinnistule tasuta kasutusvaldus tähtajaga 25 aastat. 2006. aastal sõlmiti notariaalne leping. Kui 25 august sellel aastal esitati Kuusalu valla valitsusele avaldus Tapurla külaseltsi kasutusvalduse kokkuleppe lõpetamiseks. Vallavalitsusel siin vastuväiteid ei olnud ja vastavalt notariaalsele lepingule siis lõpeb kasutusvaldus enne tähtaegselt poolte kokkuleppel. Kuusalu vallavolikogu 2005. aasta otsuses oli kirjutatud, et kasutusvalduse kokkuleppe notaritasuta riigilõivud tasutakse poolte poolt võrdsetes osades. Niisamuti siis ka lõpetamisel. Seega on ettepanek lõpetada Tapurla külaseltsi kasuks seatud kasutusvaldus Masti kinnitule. Eelnõu oli arutlusel ka eelarve ja arengukomisjonis. Kas on soovi kaasettekandeks? Ega komisjoni midagi öelda ei olnud, uuris lihtsalt, et mis sellest edasi saab ja kas saab mingeid sanktsioone rakendada, aga need on tuleviku küsimused, et võiks teadmiseks. Selles osas ma kontakteerusin meie haldusspetsialistiga, kes vastas, et lepingust tulenevaid rahalisi kohustusi valla ees selle külaseltsil ei ole. Ja kuna külaselts ei ole suuteline seda vaattorni korrastama, siis seetõttu soovitagi leping lõpetada. Masti kinnistu on kavas uuesti rendile anda ja lepingu kohustuseks seatakse torni korrastamine. Kas on küsimusi ettekandjale? Aitäh. Kas 25 aasta jooksul oli varasemalt ka kohustus siis selle torniga tegeleda või mis see tolleaegne kohustus siis oli, kui miks notariaalne leping siis sõlmitud? Kasutusvaldus on notariaalne kohustused, aga nendel oli kohustus seda korras hoida ja korrastada. Et nad tegelesid seal külaseltsi elu edendamisega, ma saan aru selle lepingust, et neil ei olnud konkreetselt kohustust seda torni rekonstrueerida ja ilmselt see siis on selle 20 aasta jooksul nii palju siis saanud.
et amortiseerunud 25 aastat juurde. Kas on veel küsimusi ettekandjale? Kas keegi soovib sõna võtta? Öelda repliiki. Lugupeetud volikogu liikmed, kes on selle poolt, et vastu võtta otsus kasutusvalduse kokkuleppe lõpetamine Masti kinnistul Tapurla külas. Palun käega märkama. Otsus on vastu võetud. Aitäh. Päevakorrapunkt number 5. Kuusalu valla külavanema statuut. Kuusalu valla külavanema statuut. Palun vallavalitsus. Tere! Oleme nüüd päris pikalt antud määruse eelnõu menetlenud ja on ettepanek siis kinnitada uus külavanema statuut. Võrreldes praegu kehtiva statuudiga on suuremateks muudatusteks järgmised asjad. Esiteks on ettepanek külavanema volitused määrata kehtivusajaga 4 aastat. Kvoorumi nõuet on alla võetud, et koosolek oleks otsustusvõimeline. Peab olema kohal 10% hääleõiguslikest elanikest. Lisaks on täpsustatud valla esindaja rolli koosolekul, et on lisatud talle päris hulk ülesandeid, et põhimõtteliselt valla esindaja peaks selle koosoleku valimisprotsessi läbi viima ja kindlustama, et seal on kõik vastavalt korrale tehtud. Registreerimislehe väljasid on täiendatud, et lisatud on ka isikukood. Siis lisaks koosoleku protokolli allkirjastamise osas on lisatud, et allkirjastab ka valla esindaja selle. Ja lisatud on ka see, et korra aastas võiks toimuda külakoosolek. Ja lisaks on väikene leevendav veel see, et volitusi on võimalik aasta võrra pikendada, kui esimesel koosolekul ka see 10% kokku ei tule. Et siis aasta võrra pikenevad veel praegu ametis oleva külavanema volitused. Ja rakendussätetes on ettepanek, et enne 23. aastat valitud külavanemate volitused lõppeksid aastal 26 lõpus ja alates 1. jaanuarist 24 kehtivad määruse jõustumise hetkest 4 aastat volitused. Eelnõu, kui on küsimused. Eelnõuga on pikalt tegelenud ühistegevuse komisjon. Kas on soovi kaasettekandeks? Jah, kiirelt mainin, et ühistegevuse komisjon on, kui ma ei eksi, siis 4 korda viimase 4 aasta jooksul seda arutanud. Ja viimasel korral ka veel meil oli komisjoni liikmete hulgas päris siukseid sisulisi ja suuri põhimõttelisi erinevusi, kuidas seda külakoosolekut näiteks korraldada. Ja need me lahendasime siis koosolekul hääletamise teel. Et üks näide võib-olla sellest oli, et kas peaks küsima isikut tõendavat dokumenti või mitte. Ja siis, kui rääkida sellest eelnõust, mis on ekraanile kuvatud, siis komisjonis meie kiitsime heaks sellise versiooni, kus oli ka sees selline võimalus, et küla vanema rolli saab täita ka MTÜ ehk siis küla esindada, aga ma saan aru, vallavalitsus seda ei toetanud ja seda praegu siin sees ei ole. Et ma arvan, et ühistegevuse komisjonis on see, nii palju kui me oleme arutanud, on see eelnõu kogu aeg paremaks läinud ja ma arvan, et see versioon, mis praegu on ekraanil kuvatud, on päris hea. Minu poolt kõik. Aitäh. Kas on küsimusi ettekandjale? Palun. Aitäh. See hea tähelepanek, mida ma oleks ise ka nagunii küsinud, et miks ei ole siin külaseltses ja sisse toodud niimoodi, et seda rolli võiksid külaseltsid täita. Ja miks ma seda küsin on see, et ega külades külavanemate roll, jah, ta on vajalik, ta on põhjendatud suhtlemiseks kohaliku omavalitsusega,
teisalt seda sisulist tegevust külades arendavad külaseltsid ennekõike. Ja pigem on külaselts mingite ettevõtmiste eestvedajaks, rahastuste taotlemiseks, mingite tegevuste korraldamiseks. Sellega ei tegele külavanemed. Mu küsimus on siin see, et miks külaseltside institutsioon on siit nagu välja viidud, samal ajal on siia sisse küll kirjutatud, et külavanemal on või tema õigus moodustada veel külakogu. Et kas me ikkagi natuke üle reguleeri siis külavanema rolli siin või üldse kogu seda külakogukondade rolli, samal ajal kui MTÜ ju tegutsevad ja miks me nagu püüame siin tekitada mingisugused topelt selliseid regulatsioone või tegeliku olukorra kajastamisi? Praegusel hetkel sellise külaselts, õigemini see MTÜ välja sealt võetud sellisel põhjusel, kuna me ise korras ülevalpool oleme kirjeldanud, et külavanemaks peab olema Kuusalu valla sissekirjutusega füüsiline isik. Ja me ei saa kahjuks seda nagu ühe paragrahviga sinna korda sisse alla kirjutada, et järsku võib olla MTÜ või seltsi. Et see säte vajab natukene pikemat arutelu ja korra nagu üleüldisemat läbivaatamist, et kuidas seda MTÜ-d sinna sisse niimoodi kirjeldada, et ta võiks olla külavanema rollis. Et praegusel hetkel on minu ettepanek, et me ikkagi mingi etapi nii-öelda salvestaks ja kehtestaks selle statuudi niimoodi, nagu ta praegu on. Ja siis, kui nüüd jälle uus koosseis kokku tuleb, on meil võimalik võtta see kord lauale ja arutada võimalust, et kuidas seda MTÜ-d niimoodi sisse kirjutada, et ka ülejäänud korraga kokku jääks. Et praegu meil on enda kirjutatud, et ülevalpool korras, et külavanem on füüsiline Kuusalu valla sissekirjutusega isik. Et me ei saa külaseltsi puhul seda eeldada, et ta on meie valla elanik näiteks ja lisaks on juriidiline isik. Küsin ma teise täpsustava küsimuse ka siis ära, et sellest korrast ja just sellele põhjendusel ma saan aru, et me tegelikult formaalselt reguleerime seda suhet, mis külades on. Sisuliselt on asjad teistmoodi. Sisuliselt tegelevad külaseltsid külades külaelu korraldamisega. Miks me siin nagu kohe võiks lähtuda tegelikust olukorrast, kui sellest nüüd ametnikud ja keskest olukorrast sellisel kujul, et ta paistaks kuidagi nagu nimetame seaduse mõttes nagu korrektli välja. Esiteks ma eeldan muidugi, et need määrused võiks olla seaduse mõttes korrektsed, aga ma võiks öelda, et külaseltsi on meil tõesti, aga ma nüüd ei ole tõesti neid kokku lugenud, aga neid külaseltsi on kuskil 10 ja külas on meil üle 60. Ehk siis tegelikult ei ole meil 60 külas kohe välja pakkuda, et oleks 60 külaseltsi, kes võtab selle külavanema rolli üle. Ja nagu ma ütlesin, seda MTÜ-d on võimalik sinna sisse kirjutada, aga mitte ühe paragrahvina, et see kord tuleks nagu korralikult uuesti ette võtta ja vaadata, kuidas see MTÜ sinna sisse sobitada. Paraku praegusel hetkel ei olnud võimalik sellist sisukat arutelu enne seda volikogu teha. Ja kuna tuleb uus koosseis, siis ma päris nullist ei tahaks alustada uuesti selle korraga, et alustaks siit, nagu me ta praegu kehtestaks ja läheks sealt edasi. Aitäh. Andres? Mis senini see valla esindaja kohalolu seda valimiskoosolekut või selle täitmise funktsiooni segas, et tal on nüüd tugevamaid volitusi antud sinna koosolekusse, juhtimisse, sekkumisse, kõige sellesse, mis seni häda oli, miks ei või siis selle küla enda juhtimusel ikkagi olla, miks peab see jõud siis peale tulema? Tegelikult ei ole tegemist jõuga, vaid tegelikult on selleks, et see koosolekud saaksid esimesel korral õiguspäraselt läbi viidud. Kuna aga nendel vallavalitsuse esindajatel ei olnud tihti selge, mis on tema roll sellel koosolekul, sest et praeguses kehtivas korras on kirjutatud, et ta kuulub valimiskomisjoni, aga valimiskomisjoni võib kuuluda ka ainult isik, kes loeb hääli. Võib-olla ta ei ole piisavalt hästi endale teinud seda statuuti selgeks, ta ei tea, mis nõuded sellel on. Et praegusel hetkel on vähemalt see nagu kirja pandud, et ta peab endale selle valimisprotsessi täiesti selgeks tegema ja seda juhtima, et see oleks vastavalt korrale läbi viidud, et ei tekiks küladel vajadust kutsuda kokku uusi koosolekuid, kuna seal on tehtud mingisuguseid näpuvigasid või mingeid asju. Et kindlasti ei ole seal nagu seda rolli, et ta
külalt kuidagi mingisuguseid õigusi ära võtaks, et pigem on see, et oleks kõik korrektselt läbi viidud. Ma siis täpsustan või püüan aru saada ikkagi, et mis häda see siis on vallavanemal või kellegi selle inimesele anda ülesande endale ennem selgeks teha, mis seal toimub, kuhu teile saadetakse, miks peab siis olema dokumendiga tehtud. Kui see valla esindaja on aastaid, juba 10 aastaid seal käinud, vald on ta lehvitades teele saatnud ja siis ma täna ütleme, et me tegelikult ei tea, ei teadnud siiamaanigi, kus ta kogu aeg käis, siis see on valla viga. Aga praegusel hetkel ei anta ju valla esindajale. Ma ei tea, kas antakse või anta, sest me teame, mis juhtunud on. Kohustus lihtsalt tagada, et kõik inimesed oleks registreeritud koosolekul, jälgida vastavalt statuudile viiakse valimised läbi ja juhtida seda valimiskomisjoni tööd. Et tegelikult ei anta ülemääraseid õiguseid kuidagi sekkuda, ma ei tea, kas kandidaatide esitamisesse või muusse selline. Lihtsalt sellest, et see valimisprotsess oleks õiglaselt läbi viidud. Jah, seda oleks võinud ka varem kõike teha ja seda enamalt teadnud ongi tehtud alati, kõik on korrektselt läinud, lihtsalt on olnud ka paar juhust, kus on jäänud mingid asjad, ei ole selged, et näiteks kes peab registreerima neid külaelanikke ja sellega tänu sellele ei ole ka olnud need protokollid täpselt, et see lihtsalt paneb täpsemalt kirja valla esindaja kohustused koosolekul. Ma ikkagi nimetaks selle ülereguleerimiseks, sest et vald oma esindaja saab ikkagi nagu kõva sõnumiga kohale, mis tema piirid seal mängumaal on, mitte võib-olla siit hakkama seda reguleerima, aga olgu. Järgmine kord juhtub see on jälle protokollis viga, siis vähemasti saame öelda. Jah, täpselt. Marja, palun. Et kui see valla esindaja sinna kohale läheb, mis on ainult üks probleem, on see, et ei teata, et kes külas elab või mitte. Et kas on olemas ka mingi selline variant, et kui see valla esindaja seal siis juba on, et saata sellist esindajat, kellel oleks olemas volitus ka juba koha peal tegelikult registreerimisel teha ära see pärimisesse kirjutuse osas. Meil tegelikult vallas on registri vaatamise õigused ainult 2 inimesel ja eeldada, et siis need 2 inimest kõikidel külakoosolekutel käiksid, on ka võib-olla natukene palju oodatud nende ametiga, isegi üldjuhul toimuvad külakoosolekud kas õhtusel ajal või siis nädalavahetustel ja täpselt, et selle 1 või 2 inimese jaoks võib olla see natukene nagu ja seda enam, et üks on tegelikult kantselei spetsialist, kes ei ole nagu ju absoluutselt, ta on lihttööline nii-öelda, et panna talle veel lisakohustuseks, et ta peab nädalavahetustel või õhtutel väljas käima, et see võib olla liigne. Et me oleme alati teinud selle kontrolli siis pärast koosolekut vallamajas ja tegelikult ma ütlen, et mina olen pakkunud 2 korral külavanematele seda võimalust, et me ei kontrolli sissekirjutust, et ei tekiks seda probleemi. Et oleks kvoorumiga mingi probleem, aga külavanemad ise soovivad, et koosolekul saaksid hääletada ainult sissekirjutusega inimesed. Niimoodi me siis sellega jätkame. Jah, ma olen teine küsimus. Teine küsimus on see 10% ehk peab olema kohal, et ma saan aru, et seda protsenti on siis vähendatud. Et kas siin kaaluti ka sellist varianti, et asulad on meil väga erinevate suurustega, et mõnel juhul see 10% on võib-olla ainult 3 inimest ja teisel juhul on see arv palju suurem. Et kas kaaluti ka mingit sükest astmelist varianti, et see elanike arv siis, kellest koosolek koosneb, ei läheks liiga väike? Ta ei lähe liiga väike siis sellepärast, et ka praeguse statuudi järgi alla 10 elanikega külades peab olema kohal seal, ma ei leida, vist oli kuni vähemalt 3 inimest. Aga praegusel hetkel tegelikult on statuudis hoopis väga suur ebaõiglus, sest et kui me võtame selle esimese vahemiku, mul ei ole praegu kehtivat statuuti, ma ütlen umbes, et seal oli vahemik selline, et elanike arvuga küladest, mis on 50 kuni 200 inimest, peab olema kohal 25 inimest, siis praegusel hetkel me nõuame 50 inimesega külas, et oleks kohal 50 ja 200 inimesega
külades 1/8 ehk siis praeguses kehtivas korras on tegelikult täielik ebaõiglus ja kui me kehtestame sellise konkreetse 10%, siis on tegelikult absoluutselt kõigile ühesugune. Ühes külas peab olema kohal 10% hääleõiguslikest inimestest, et ei ole nagu kellelegi ebaõiglust tekitatud. Kaasettekandjana siin võib ühe repliigi öelda. Et me ühistegevuse komisjonis ka arutasime pikalt seda 10% teemat ja see, et kas on, kui on 10%, see võrdub 3 elaniku külas, siis nii ongi 10%, aga me paneme ka kohustused seal teha sellel külavanema või siis koosoleku kokkukutsujal teavitustööd, et kui tulebki 3 inimest kohale ja see seltskond otsustab järgmised sammud, siis nii on, et sellist nagu, kuidas öelda, tagatoas tehtud otsust ka päris ei saa teha. Ja teiseks on see, et tegelikult on meil ka praegu kehtivas korras kirjas, et kui esimesel korral see kvoorum kokku ei tule, siis tegelikult pärast järgmisel koosolekul võib samamoodi see 2 või 3 inimest otsustada nagunii selle sama tulemuse. Et lihtsalt on see koosoleku kokkukutsumise vajadus teist korda. Teisel korral meil ei ole aitäh. Üks tähelepanek, et seal paragrahv 4 lõige 7 on juttu registreerimislehest, et seal on öeldud sululiselt edaspidi ka registreerimisleht, et peaks edaspidi registreerimisleht. See ka on üle. Okei. Seda me selle enne Kas keegi soovib nüüd sõna võtta, võtta repliiki enne hääletust? Palun, Margus. Aitäh. Põnev on vaadata ja jälgida külavanemate statuuti ja külaelu kulgemist. Möödunud sajandil, kui mind valiti esimest korda volikokku, siis minu esimeseks tööülesandeks oligi moodustada volikokku külavanemate kogu. Ja ma olin selle esimese külavanemate kogu esimees. Need küsimused, täpsustavad töökorraldused olid ka siis, olid põhimõtteliselt olemas. Selline mõiste nagu külaselts või MTÜ sinna juurde siis veel ei olnud. Aga mandaadi suurus ja tugevus ja kvoot ja selline asi oli küll väga pädevalt laual. Sest külad on teinekord lõhestatud. Ja ka täna hetkel, kui jälgin natukene külaelu, siis ongi ka paljud külad, kus on ka külaelu korraldus on lõhestunud. On külavanema seltsing ja siis on ka MTÜ. Üks küsimus, mis vajas lahendust, aga me ei leidnudki lahendust ja vist ei ole ka täna hästi lahendatud. Et kes on siis ikkagi külaelanik, et kas piisab sellest, et oled sisse kirjutatud Kuusalu valda või see, et sa omad ka kinnisvara suures määral ikkagi selles küla territooriumil. Et ka see oleks kuidagi vaja ikkagi sisse määratleda, sest kui inimene, omanik, omab oma väärtust selles külas, siis ta kindlasti tahab kaasa rääkida sellel. Et see teema võiks veel olla. Ja üks negatiivne moment, mida meiegi tol ajal nägime protsessis ka kohe komistasime, on niinimetatud see valimiskünnis ja mandaadi tugevus. Inetu näide on ju viimati see Kuusalu aleviku vanema valimine, et kakeldi seal 2-3 hääle pärast. Kvoorum oli 0, millegiga kohal. Seal käis ju sisuliselt ainult aunimetuse võimuvõitlus. Piinlik. Et demokraatlikus ühiskonnas mandaadi tugevuseks loetakse vähemalt 5%. Kui sa seda ei ületa, siis sul mandaati ei ole. Kui oleks eetiliselt kasvatatud inimesed, need mõlemad kandidaadid, kes seal võimu pärast kemplesid, oleksid võinud öelda, et sorry, meil ei ole mandaati. Et need on sellised mõttekesed veel, mida saaks järgmine volikogu koosseis uuesti arutada ja sisse viia, aga kindlasti võiks seda MTÜ momenti või seltsingu momenti tugevdada
ja ka siis mitte sisse kirjutatud külas omanikud oleks kuidagi ka kaasatud. Aitäh! Aitäh! Ma korraks ütlen, et Veronika kinnitab, et külas kinnisvara omavad inimesed ja see teema oli kõigil koosolekutel väga tugevalt päevakorras ja eriti oli ta päevakorras külavanemate enda koosolekul. Ja nemad ei poolda seda. Nemad mõtlevad, et tulevad suvitajad ja võtavad küla üle. Lühidalt kokkuvõttes. Nõus, need ohud olid ka möödunud sajandil laual. Tagasisidet paarist külast juristidelt, kus hakati võrdlema külaseltsi vaates siis, et vallavanemat ju ei saa asendada MTÜ-ga. Siin nagu minu arust see võrdlus ei ole päris korrektne, et üks on ametiisik, kellele ja avalik teenistaja, kellele esitavad omad nõuded ja teine on külavanem, selline küla esindaja. Ma lihtsalt, kuna ta hetkel jäi ajapuudusel kõrvale ja sai viimases komisjonis esitatud, siis ma loodan ka, et see nüüd ei jää kuhugi seisma see mõte. Ja peale seda tagasisidet ma siis küsisin uuesti üle Saaremaa vallast, kus täna seda on rakendatud. Ja selles mõttes on rakendatud päris edukalt, et kui ma ei eksi, seal vist on isegi 50% külavanemaid asendatud külaseltsidega. Siis nende sõnul nagu mingit juriidilisi ega praktilisi probleeme ei ole seal esinenud. Et need samad mõtted, mis siin välja toodi, ehk siis, et ühe inimese asemel tegutseb mitu inimest, ma ei tea, võime siin võtta ka näiteks Valkla küla, mis on põhimõtteliselt kahes osas, kus siis sama külaselts tegelikult läbi erinevate inimeste võimaldatakse seda selles kahes osas paremini täita. Ja lõpetan selle siis üleskutsega, mis Saaremaa poolt tuli, et kui kellelgi on kõhklusi ja kahtlusi, siis Kuusalu külavanemad on oodatud sinna külla, nii et minge, käige ja vaadake ja tulge heade mõtetega tagasi. Aitäh! Ma tohin ennast natuke täpsustada, et see MTÜ-d ja külavanema statuudis on tulnud päevakorda nüüd just ka mõningate materiaalsete projektide juhtimine, siis MTÜ-del reeglina on ju panga arveldused ja võimalused külavanemal seda väga ei ole. Et see on ka määrav asi. Kui on elujõuline küla, tahab korraldada materiaalseid tehinguid, siis seltsingutel ja MTÜ-l on see eelis. Lugupeetud volikogu liikmed. Ma tahaks ka repliiki anda. Mina hääletan selle eelnõu poolt. Minu meelest fantastiline eelnõu. Aitäh. Lugupeetud volikogu liikmed, kes on selle poolt, et vastu võtta määrus Kuusalu valla külavanema statuut. Palun käega märku anda. Määrus. Aitäh. Päevakorrapunkt number 6. Põhjaküla uue Kadaka kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine. Vallavalitsus. Tervist! Tegemist on siis eelnõuga, millega teeme ettepanek uue Kadaka kinnistu detailplaneering vastu võtta ja avalikule väljapanekule suunata. Antud detailplaneering on siis põhjustatud olukorrast, kus kunagine ärimaana kavandatud kinnistu on müüdud eraomandisse. Alale on inimesed juba oma elamised ja maa jagamised ära kavandanud. On tekitatud alad, mis on siis siin suurusega välja toodud 2000 ruudu ulatuses ja 5000 ruudu ulatuses. Ja kinnistute kaasomanikud soovivad siis elamugrundideks jagada. Ja volikogus on antud eelnõu siis sellepärast, et tegemist on üldplaneeringut muutva ettepanekuga. Üldplaneeringus meil on ette nähtud 3600 minimaalsed grundi suurused. Siin vastavalt omanike omavahelistele kokkulepetele on 2 osa väiksemad. Ja on detailplaneering saanud kooskõlastused, on Maa- ja Ruumiameti poolt määratud Keskkonnaametiga täiendava kooskõlastuse vajadus ja ka Keskkonnaamet on kooskõlastanud detailplaneeringu. Ja sellest tulenevalt on ettepanek detailplaneering vastu võtta ja suunata avalikustamisele, et saame siis teada ka, mida avalikkus arvab planeeringust. Kas on soovi kaasettekandeks Keskkonna- ja ehituskomisjoni esindaja?
komisjon toetas selle detailplaneeringu vastuvõtmist. Kas volikogu liikmetel on ettekandjale küsimusi? Palun. Et seal piirkonnas uue üldplaneeringu menetluse käigus on ka tehtud ettepanekuid teatavaid piirkondi tihedamaks muuta ja üldplaneeringu töörühm nagu seda parasjagu ei toetanud. Et kuidas see otsus nüüd nagu kogu seda piirkonda edaspidi muutub, et sellest tekib ju ikkagi mingi õigustatud ootus, et teised saavad hakata antud piirkonnas on tehtud üldplaneeringu raames erinevaid ettepanekuid, on tehtud ettepanekuid, et kogu ala võiks olla siis tihedama asustusega, aga on ka tehtud ettepanekuid, et mitte mingil juhul võiks jääda hajaasustus. Ja üldplaneeringu töörühm on samamoodi seda arutanud, et see ootus võib tekkida selle sama detailplaneeringu valguses ala tihendada, kuid siis on põhjendatud just sellega, et sellel konkreetsel planeeringu alal on see hoonestustihedus juba tekkinud, on ka tegelikult selle algse planeeringuga kavandatud. Need hoonestusalad kavandati ka algselt sellise asetusega, nii nagu nad praegu on, aga algne planeering ei näinud ette jagamist ja nägi ette ärimaa võimalusena. Kuid ümberringi on juba ka päris mitmeid kehtestatud planeeringuid, kus siis detailplaneeringu tulemusel on krundid 1,2 hektarit, 1,5 hektarit, et see asustustihedus seal on suurem juba moodustatud. Ja hetkel siis just planeeringu töörühm ei toetanud täiendava tihendamise ettepanekut antud piirkonnas, et see peaks jääma ikkagi erandlikuks ja tagatseks volikogu otsuseks siis. Aitäh. Ma natuke sama nurga alt kordan seda, mida just küsiti, et neid siin hiljaaegu 2 volikogu tagasi oli Ulliallika planeering, kus seal oli sama probleem, et ei vastanud üldplaneeringule ja siis rõhutati, et ka selle nii-öelda rahva ootustele või kogukonna soov ei ole sellist näha, aga me avalikul arutelul seda üldse ei lasknudki. Et kas need erijuhud siis on kuidagi võrreldavad või ei ole võrreldavad või mis see kaalutlusotsusel siis taga on? Need olukorrad ei ole ikkagi päris võrreldavad, et siin antud juhul on tegemist juba välja kujunenud keskkonnaga. Need ehitised on olemas ja planeering praktiliselt siin ehitusõigust juurde ei näe. Ulliallika näite puhul me tegelikult oleksime moodustanud täiesti uue elamuala, mitte nüüd 3 elamukrunti, vaid uue elamuala ja lisaks siis veel ka suvilakrundid, mis mäletamist mööda olid 800 ruutu. Mis on täiesti teine keskkond Kolga piirkonda. Ja seal oli meil ka põhjendus see, et kuna meil hetkel on üldplaneering menetluses, et siis taolised täiesti uute elamualade kavandamised tuleks üldplaneeringus läbi rääkida. Mitte siis detailplaneeringus algatada. Et jah, mõnes mõttes on see erandlik nii selle planeeringu puhul kui selle Ulliallika planeeringu puhul, aga need keskkonnad olukorda on päris ühes mastaabis. Et siin on välja kujunenud keskkonna juriidiline jagamine, aga Ulliallika oleks siis metsamaale täiesti uue elamuala kavandamine. Ikkagi ma kindlasti kinnitan seda soovi, et kui Kolga elanikel on soov, et tekiks metsaaladel uusi elamuala, siis tuleks sellest teada anda ja üldplaneeringu menetluses arutada laiemalt. Aitäh. Aitäh. Kas on veel küsimus? Kas keegi soovib sõna võtta? Mul on repliik. Mina hääletan selle poolt. Mina arvan, et uue kadaka tuleb elamukruntideks jaga. Aitäh. Lugupeetud volikogu liikmed, kes on selle poolt, et vastu võtta otsus Põhjaküla uue kadaka kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine. Palun käega märku anda. Seitseteist. Kes on vastu? Kes on erapoole? 1. Otsus on vastu võetud. Päevakorrapunkt number 7. Valkla küla pargi kõik 2A kinnistu detailplaneeringu kehtestamine. Palun otsus. Ja tegemist on siis detailplaneeringu menetlusega. Raames siis põhieesmärgiks oli kinnistu ehitusõiguse kavandamine elamu- ja abihoonete rajamiseks.
aga detailplaneeringu menetluses on siis lisandunud ka transpordimaa eraldamine selleks, et Pargi tänaval oleks võimalik edaspidi kas siis laiendust rajada või kergliiklusteed rajada. Ja detailplaneering on üldplaneeringut muutev selles osas, et üldplaneering hetkel sellesse piirkonda näeb ette tootmismaa otstarvet, aga ka menetluses oleva üldplaneeringuga ja siis ka Pargi kõik 2A kinnistu omaniku ettepanekul võiks olla seal pigem elamuala. Tootmisalale iseloomulikult juurdepääsud ja logistiline asetus ei ole ehk tootmismaa kavandamisel kõige parem, samas elamukruntide osas antud keskkond võiks olla sobilik. Ja detailplaneering on siis avalikustatud, avaliku väljapaneku jooksul ei laekunud meile vastuväiteid ega ettepanekuid ja Maa-ruumiamet on andnud heakskiidu kehtestamisele. Kas on soovi kaasettekandeks keskkonna- ja ehituskomisjoni esimees? Nagu seal kirjas on, et me toetasime seda kehtestamist. Kas volikogu liikmetel on küsimusi ettekandjale? Jah, ma toon ka selle sama Ullialika näite, et seal oli 9 teiteks ka see, et kuidas siis toimub see liikumine, mida oleks saanud muidugi detailplaneeringu raames lahendada, et kergliiklusteed ja muu säärane. Et kas siin on ka räägitud siis sellest kinnistu eraldamisest kergliiklustee tarbeks, aga kas arendajale pannakse see kohustuseks arendada kergliiklustee sinna oma arenduse juurde ja et printsiibis võiks see ju Kuusalu vallas olla edaspidi selline eeldatud asi, mida iga arenduse puhul siis tehakse. Jah, no ikkagi tuleks nüüd lähtuda natuke nendest mastaapidest, et ma saan aru, et see Ullialika näide on väga huvitav näide, aga Ullialika puhul ikkagi kavandasin elamuala. Tuletan meelde, antud juhul me määrame ehitusõigust ühele elamukrundile ja nüüd selleks, et kinnistu omanik ehitaks välja elamukrundi juurde kergliiklustee, mida veel ei ole olemas ja mida me ka ei tea, kuhu täpselt tuleb, kuhu poole teed. Seda vajadust ka käesoleva hetkel seal ei ole. See transpordimaa eraldus, millele ma viitasin, on perspektiivse vajadusena. Selleks, kui seal edaspidi hakkab veel arendustegevust juurde tulema, kui seal kõrval oleva Kuldnoka kinnistu puhul tekib uus elamuala, siis see kergliiklustee on põhjendatud, aga praeguse liikluskoormuse puhul see kindlasti see kergliiklustee vajadus puudub. Aga selleks siis planeering näeb selle perspektiivse võimaluse ja vastav notariaalne lepinguga siis selle kergliiklustee aluse maa kasuta üleandmiseks on selline. Aga et ta ei ole klassikaline ühe majapidamise projekt, kuna tegemist on korterelamuga. Mitte korterelamuga, see on kahe korteriga elamu, mis on siis tegelikult lihtkeeles on siis paarismaja. Mitte nüüd kõlab pisut nagu ikkagi suurema mahulisena kui paarisena. Et ma saan aru, et Ullialika näide meil siit ikka pidevalt läbi käib ja ma julgustan Kolga Alevika elanikke siis tegema üldplaneeringusse ettepanekut, et need aladele uusi elamualasid kavandada ja saame arutada. Hea meelega. Kas on veel küsimusi? Kas keegi soovib selle eelnõu sõna võtta repliiki? Mina toetan seda eelnõus. Lugupeetud volikogu liikmed, kes on selle poolt, et vastu võtta otsus Valkla küla Pargi kõik 2A kinnistu detailplaneeringu kehtestamine. Palka aega. 17. Kes on vastu? Kes on erapooletu? Kas me lugesin õieti? Jah. Mina ei hääletanud. Kuna ma enne ei saa tööga, kuidas ma hääletan, siis ma ei hääletan. Rõnni edasi. Aitäh. Teen ettepaneku teha vaheaeg 10 minutit. Nii, jätkame. Päevakorrapunkt number 8. Ilmastalu küla Kalda tänav 17A, 19A ja 21A kinnistute detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõjude strateegilise hindamise mitte algatamine.
ülekannet momendil ei ole, kohe panen uue. Kas ma räägin või õptan? Ma arvan, et räägime. Diktafoni nagunii heli on. Tegemist on siis põhimõtteliselt jätkuga planeeringu algatamisega. Juunikuus volikogu poolt on algatatud Ilmastalu küla metsaservatee kinnistute detailplaneering, mis siis asub Kaldatänav 17A, 19A ja 21A kinnistute kõrval. Ja metsaservatee kinnistute puhul siis on kavandamisel elamuala. Ja 17A, 19A, 21A kinnistud piirnevad varasemalt algatatud detailplaneeringu alaga. Nendel kinnistutel puudub juurdepääsutee tehniline varustus ja detailplaneeringuga soovitakse siis kavandada antud kinnistutele, mis hetkel on maatulundusmaa otstarbega elamumaa otstarve ja ehitusõigus. Üldplaneeringut muutvad oli nii siis eelmine metsaservatee detailplaneering kui ka nüüd Kaldatänava kinnistute detailplaneering krundi suuruste osas. Kinnistud, siit on väga hea näha, siis metsaservatee erinevate numbritega kinnistute puhul on juunikuus algatatud planeering ja Kaldatänava 17A, 19A, 21A kinnistute omanikud soovivad siis selle planeeringu alaga liituda, et ühiselt oleks võimalik kavandada juurdepääsutee antud kinnistutele ja ka tehniline varustus. Ja kinnistud piirnevad Kuusalu alevikuga. Osaliselt on näha siis ka üldplaneeringus, et on perspektiivne elamuala, osaliselt on roheala ja detailplaneeringu algatamist on siis veel sisse kirjutatud tingimus, et maanteepoolne serv, mis on siis siin põhjapoolne osa, tuleb kavandada müratõkked, tuleb tegeleda kõrghaljastuse teemadega, et siis seda elamukeskkonna väärtustamist siin kindlasti tähele panna. Ja nii nagu mainitud, siis kuna paralleelselt tegelema ka uue üldplaneeringu koostamisega, siis uue üldplaneeringu menetluses on tehtud ettepanek kogu see ala kavandada Kuusalu aleviku koosseisu. Hetkel on ta siis Ilmastalu küla. Ettepanek on laiendada tiheasustusala piiri ja Ilmastalu küla piiri, kuna Kuusalu aleviku omapära on selline, et aleviku laiendamiseks tegelikult muid võimalusi ei olegi. Alevik lõuna poolt on meil siis piiratud Rehatse kaitsealaga, põhja poolt teame, et on maantee ees. Ja siis see on üks suund, kus on võimalik siis Kuusalu alevikku elamukrunte kavandada. Ja põhjenduseks ongi siis ka see, et seal teed ja tehnovõrgud on kohe vahetus läheduses. Kupu tee 15 on siis seal kõrval, mis on viimane hoonestatud elamukrunt. Ja ettepanek on siis detailplaneering algatada 17A, 19A ja 20A kinnistutel, et võimalik nende kinnistute omanikel koostöös kõrval kinnistute omanikega siis ehitusõigust juurdepääsu teed kavandada. Aitäh, kas on soovi kaasettekandeks keskkonna- ja ehituskomisjoni esimees? Jah, komisjon on kolmel korral asja ja on nõustunud selle liitmisega, selle teise detailplaneeringuga ja juhtinud tähelepanu just selle müra seina rajamisele arendajale, et see kohustus oleks ennem täidetud. Volikogu liikmetel on ettekandjale küsimusi. Kas selle kinnistu arendajal endal on ka olnud mingi seisukoht selle müratõkke osas? Nendel kolme kinnistu erinevad omanikud, meil konkreetselt hetkel ettepanekuid ei ole. Et see tulebki siis sellise ühise lahendusena anda mõlema planeeringu alal. Teatavasti müratõkke nüüd ainult ühe kinnistu osas palju ei töötada, on ikkagi vaja sellist laiemat lahendust seal, et kas ta nüüd on siis müravallina, müravall koos kõrghaljastusega, müravall, müratõkke sein, see nüüd tuleb detailplaneeringute menetluses. See lahendus leida ja vastav uuring tuleb ka planeeringule lisada. Seda tuleb siis planeeringu käigus seda konkreetset lahendust otsida, et seda lahendust hetkel ei ole. Kas on veel küsimusi ettekandjale? Selles mõttes, et selle planeeringu okei, aga küsimus on see, et jutt oli nüüd Kuusalu alevi laiendamisest. Mis seal see põhjus on, et selles Ilmastalu küla selleni ja kuidas see külaelanike suhtumine on, vaatasin seal üks 49 inimest olema. Et see aleviku laiendamine on selles vajalik või mujal on samamoodi, et lihtsalt tasulad kasvavad kokku, aga jäävad eraldi asulateks. Mis siin see point on? Siin on see ettepanek olnud üks tiheasustusala laiendamiseks.
Siis üldplaneeringu vaates. Ja üldplaneeringu vaates, et ta oleks tiheasustusalaga laiendatud. Et jah, põhiliselt teoreetiliselt võib jätta nii, et me laiendame tiheasustusala ja osa sellest oleks siis Ilmastalu küla ja osa sellest oleks Kuusalu alevik. Aga kuna antud koht on funktsionaalselt ikkagi väga seotud Kuusalu alevikuga, et seal selles lähiümbruses ei ole konkreetselt nagu sellist küla südamikku või midagi muud taolist, et siis ta oleks lihtsalt kummaline, et sinna jääb siis selline nagu mõtteline piir, aga ta ei ole Kuusalu alevik. Külaelanike seisukoht on meil täna teada. Külaelaniku seisukoht siis, kui meil nüüd see lahendus tuleb, siis me avalikustame ja siis ka saab küsitud, aga nüüd üldplaneeringu raames, kui seda on arutatud, siis Ilmastalu külade sellist protesti otseselt ei ole tulnud. Ma arvan, et see ongi seotud pigem sellega, et see osa Ilmastalu külast ei ole nagu arusaadav küla osa, mida justkui külalt ära võetakse. Et kui me hakkaksime nüüd koolitama sellist joonestatud ala, et oleks nähtavasti keerulisem. Aga see visuaalselt pigem ma arvan paljudel seostub rohkem ikkagi Kuusalu ala. Aitäh. See on veel küsimus. Kas keegi soovib sõna võtta? Öelda repliiki? Mina toetan kahe käega seda. Lugupeetud volikogu liikmed, kes on selle poolt, et vastu võtta otsus Ilmastalu küla Kaldatänav 17A, 19A ja 21A kinnistute detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõjude strateegilise hindamise mitte algatamine. Palun käega märku. Siin kahe käega. Jah, kubasid, 2 kätte ja 16. Otsus on vastu võetud. Seal aukinnistud, Alvari ja Ranniku. Et Alvari kinnistule juba on rajatud reovee oma kohasti ning samasugust sooven nüüd ka avaldanud Ranniku kinnistul. Et olen olukorda pilgu peale visanud ja vaadanud seda olukorda üle ning leidnud, et oma kohasti rajamine ka Ranniku kinnistule ei põhjusta negatiivset mõju ei piirkondade ega ka keskkonnale. Ja kuna Alvari kinnistule juba on moodustatud oma kohasti, siis eelnõu sisu ongi, et muuta osa kanalisatsiooni lahendust mõlema kinnistu osa, et lubada mõlemale kinnistule siis oma kohastit. Kas on soovi kaasettekandeks keskkonna ja ehituskomisjon? Komisjon on toetanud seda. Kas volikogu liikmetel on ettekandjale küsimus? Kas keegi soovib sõna võtta? Öelda repliiki. Lugupeetud volikogu liikmed, kes on selle poolt, et vastu võtta otsus Kuusalu vallavolikogu 26. september 2007 otsusega number 55 kehtestatud Tammistu küla Jürimetsa kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine kanalisatsiooni lahenduse osas. Palun käega märku. Kes on vastu? Otsus on vastu võetud. Päevakorrapunkt number 10. Kuusalu vallavanema poolt informatsiooni andmine volikogu. Palun. Ja volikogu liikmed, viimati sama sisulise punktiga olin teie ees nädal tagasi, mis tõttu märkimisväärselt väga palju sündmusi ei ole saanud olla. Möödunud neljapäeval oli vallavalitsuse istung, kus nii mõnigi tänase päeva volikogu menetluses olnud päevakorrapunkt oli arutusel. Samamoodi on vahepeal toimunud vallavalitsuse sotsiaalkomisjoni istung, kus on arutusel olnud erinevad teemad ja probleemid valla teenuseid vajavate isikute vaatest. Siis samamoodi on toimunud ettevalmistavad tegevused siis homseks
õpetajate päeva pidulikuks tähistamiseks Kolga küla rahvamajas. Et anname välja traditsioonilise haridustöötaja ja hariduse sõbra nominatsiooni. Samamoodi oli eile võimalus viibida Kuusalu kunstide koolis, kus sai juhtkonnaga räägitud siis erinevatest plaanidest uueks õppeaastaks ja vaadatud, kuidas siis maja toimetab, millised on tegevused ja mured ka. Ja ülejäänud töö on olnud seotud igapäevaste küsimuste lahendamisega. Selle peab kõik. Kas volikogu liikmetel on küsimusi vallavanemale? Ei ole. Aitäh. Päevakorrapunkt number 11. Info. Head volikogu liikmed. 10. koosseisu eeldatavasti viimane 46. istung on jõudnud lõpuni. On olnud tegusad 4 aastat. Iga otsus, mille tegime, kujundas meie valla tulevikku. Oli suuri ja märgilisi otsuseid, aga ka väiksemaid ja argisemaid. Samas kõik olid vajalikud. Arengukavad, korrad, eeskirjad, määrused ja otsused, mis me vastu võtsime, toetasid valla arengut ja kindlustasid meie inimestele parema elukeskkonna. Tänan kõiki volikogu liikmeid teie panuse eest. Isegi kui arvamused erinesid, oli see osa demokraatiast. Tänan vallavalitsuse ametnikke, vallavalitsust. Aitäh, et toetasite ning olite nõu ja jõuga abiks. Eriti suur tänu kuulub neile kogukonna liikmetele, kes andsid meile mandaadi ja kelle usaldust püüdsime väärikalt õigustada. Head kolleegid, kuigi meie volitused peagi lõppenud, ei lõppe meie vastutus kodukoha eest. Jätkame igaüks oma rollis, kuid kindlasti ühise sooviga, et meie vald oleks paik, kus on hea elada, õppida ja töötada. Soovin teile kõigile jõudu ja tarkust. Aitäh tehtud töö eest. Istung on lõppenud.